No viimastel aastatel üha rohkem räägitaksegi, et ootused juhtimisele on muutunud ja tegelikult nii see ongi, kui mõelda seda, et juba aastaid me räägime, et me elame siin VUCA keskkonnas, kõik on muutuv, kõik on kompleksne, keeruline, määramatuse talumine on väga suur, siis ühtviisi see on muutnud neid ootusi juhtimisele. Teine asi, mis kindlasti mõjutab ka, on see, et esimest korda tööturul on 4 põlvkonda korraga, mis tähendab, et tegelikult selle kõige vanema veel tööturul olema põlvkonna ootused juhtimisele ja nii-öelda Z-generatsioon, kokkuleppeliselt ütleme, et sajandi alguses sündinud või ka noorem Y-generatsioon, et neile on täiesti ikkagi üsna erinevad ootused juhtimisele ja see tingibki selle, et ka juhid, ka staažikad juhid peavad nagu enda käekirja ümber kujundama ja kuigi need viimased vähesed uuringud, mis meil on juhtimiskultuuri kohta, ütlevad, et ikkagi valitseb see direktiivne stiil, siis samas organisatsioonid saavad aru, et tuleb kaasajastada neid juhtimisoskusi, mis eelkõige võib-olla on sellise märksõnaga märgitud siis nagu coach'i juhtimine, kaasav juhtimine, oma inimestele vastutuse andmine, mitte ainult käsu ja korraldusega juhtimine. Et sellised asjad ongi muutunud ja lisaks siis on aja huvitav märk see, et juhilt oodatakse nagu ositi 2 vastandlikku asja, et üks asi on see, et väike raam on ikkagi vajalik, et mis aitab selgust luua, et kus ma üldse nagu ujun või mis see minu areaal on ja teisalt oodatakse tohutut paindlikkust. Ja näiteks kui me mõtlemegi nooremate põlvkondade peale, siis see, et on aastas 1 arenguvestlus, see ei toimi enam juba aastaid, sest noor generatsioon liigub tööturul nii ruttu, et enne kui see aasta vestlus toimub, on see talent majast läinud. Ta ei saagi selle vestlusele. Ja mis teine omapära on, mis nõuab ka juhtidelt uut käekirja, on see, et kui tuleb noorema generatsiooni inimene majja, siis tema ootabki juhilt seda endale ja enda tööstaatusele väga personaalset kaasamõtlemist. Ta ei taha nagu teada, mida ta praegu teeb, vaid ta küsib 2 sammu ette. Mis minu järgmised karjäärisammud siin ettevõttes on. Ja seda on juhil väga raske öelda, eriti osadel juhtidel, kellel ei olegi sellist talent advisory hoiakut ja kui me eesti keelt kasutame, siis ta ongi nagu selline talendinõustaja roll, mida oodatakse juhilt üha rohkem ja kui seda veel lahti rääkida, et mis see siis tähendab, ongi see, et see juht ei võtaks seda oma töötajat ja töötaja võrdub talent. Kõik töötajad on talendid, lihtsalt erineva kategooria talendid. Siis see tähendab seda, et oodatakse sellist personaalset lähenemist. Selle kohta ongi see juhtimise termin, personaliseeritud juhtimine, et iga töötaja ootab, et tema juht mõtleb tema karjäärile kaasa, teeb temaga 1-1 vestlusi, mis sageli ideaalis peaks olema siis selle edasiviiva, arendava, isiksusliku poolega seotud, et mitte ainult arutame projekti seal 2 koos selle omavahelise vestluse aja. Ja see nõuab nagu uusi oskusi, mida sageli ei ole veel juhtidel, aga ootus on väga kõrgel. Et minu juht huvitub minust, räägib minuga, küsib, planeerib karjääri, elab mulle kaasa, huvitab minust kui inimesest, mitte ainult kui ressursist. Ütleme, enne oskusi on see, et ideaalis juhil võiks olla huvi inimese vastu, kõnab hästi pehmelt, aga tegelikult on see oluline. Aga kui tal see huvi on olemas, siis üks selline igapäevane vajadus on, et tal on olemas oskus pidada sisukaid 1-1 vestlusi. Vot sellega ta hoiab enda talendi majas, et see talent on ju uuritud ja üle Euroopa suuri uuringuid tehtud, kus ongi leitud, et see parim järelkasv kavatseb liituda alla 1 aasta jooksul. Mis tähendab, et tegelikult, et seda vähegi krapsakamat inimest majas hoida, eriti noort, siis tuleb temaga tegeleda. Ja selleks on need 1-1 vestlused, et see oskus on hästi oluline.
et kuidas ma juhin seda vestlust, kuidas ma aitan planeerida tema tööteed ja nii edasi. Noh, loomulikult ei ole kadunud kuskile need juhi põhioskused, eks ole, et ta peab oskama strateegiliselt mõelda, ta peab olema innovatiivne, tehnoloogiatega kaasavine, noh, need on sellised baaskompetentsi asjad võib-olla, aga samas ikkagi see töö inimestega, inimestele keskendumine, loomulikult tulemuste saavutamine, lahenduste otsimine, innovatiivsus, et need on need asjad, mida juhil on vaja sellises segases keskkonnas nagu oma organisatsiooniga ellu jääda.